Nii, on 20. oktoober ja asume Väike-Maarja aleviku servas, kus on siis üleval vaidlus ühe tee kasutamise osas ja vaidluse üks osapool on pöördunud ka kohtusse Väike-Maarja valla vastu. Praegu proovis ära tõestada, et osaliselt üles kerkinud küsimused on pastakast välja imetud. Maanteeamet nõudis rajatud Vabaduse teel musta katendi rajamist maanteel subuvas osas, kuna teed kasutavad ka veoautod ja see on täidetud. Siin on Rakvere Vägeva maantee ja olen siis mõõdu masinaga maantee ääres ja näitama, et maantee katendiserv on täpselt selle piiri peal ja siit on vaja siis liikuda 15 meetrit mööda Vabaduse teed, et oleks olemas must kate, tolmuvaba kate. Nullime masina. Nii, masin null. Võtame üles jala ja liigume. Mööda musta katet kuni katte lõpuni. Nii, jõudsime katte lõppu. Paneme jala alla. Proovime kätte saada mõõdu. See on 15,5 meetrit. Järelikult on osaliselt tõestatud, et tolmuvaba katte on Vabaduse teele rajatud. Kuigi teise poole advokaat väidab, et olemasolev kate on olnud 8,7 meetrit. Järelikult on ta kuidagi valesti mõõtnud ja kas lihtsalt pahatahtlikkusest või inimliku eksitusena. Kõnnime ka Vabaduse tee lõppu, et vaadata, kui lühike on tegelikult teelõik, mille üle käivad suured vaidlused. Nii. Meie kõrval asub siis nimetatud vanatee, kuid kus siis piirati osadel ettevõtetel liikumine. Ja täna on meil vaidlused üleval, et tuleb leida kompromiss. Väike-Maarja vallavalitsuse jaoks on olukord mõistlik ja igale kinnistul on tegelikult juurdepääsu võimalus olemas. Vallavolikogu on võtnud eraomandis oleva Vabaduse teega avalikku kasutusse. Ja kõrval olev koht on juba teest likvideeritud. Nii et see väike lõik on põhjustanud pikad kestvad vaidlused ja kahjuks ettevõtjad ei saa tegeleda oma põhitegevusega. Jääb loota, et nad kokku lepivad ka ilma kohtuta.